enamik minu strateegilisi vigu nii töös kui ka elus laiemalt ei sündinud rumalusest, vaid ennekõike need sündisid hetkedel, mil ma tegin otsuse, ükskõik millise, emotsionaalses pinges, aga nimetasin seda otsust tagantjärgi oma tões elamiseks. Ja ma usun, et ma ei ole ainus. Juht, kes ei julge näiteks peatuda, nimetab kiiret tegutsemist otsustuskindluseks. Inimene, kes kardab kaotuse häbi, nimetab kinnihoidmist järjepidevuseks. Ja väga sageli nimetame me hirmu, ärevust või vajadust näida stabiilsena tõeks. Nüüd, sina ja mina oleme liidrid. Mitte ainult seetõttu, et meil on tiitel, ettevõte või kuulajaskond. Me oleme liidrid iga kord, kui keegi ootab meie otsust või kui keegi joondub meie sõnade järgi või veel hullem, kui keegi maksab meie sisemise segaduse eest oma aja, raha või mainega. Ja siin on nagu üsna karm tõde. Emotsioonidest või emotsioonist tehtud otsus võib olla siiras, aga siirus ei võrdu veel ilmtingimata tark. Nüüd, tõeline julgus ei seisne selles, et me ei muuda kunagi oma suunda, vaid see seisneb oskuses eristada, millal vajadus suunda muuta tuleb tõest ja millal vajadusest leevendada oma sisemist pinget. Nüüd, juhtide ja meeskondade maailmas ei ole see uus mõte. Juhtide maailmas näiteks Steve Jobs oli selle mõtte edasiandmisel üsna kompromissitu. Tema sõnum oli, et parem öelda ei 100 asjale, et öelda jah ühele asjale, mis päriselt loeb. Jeff Bezos eristas Amazonis 2 tüüpi otsuseid. Olid nii-öelda two-way door otsused, mis on siis pööratavad ja neid võib teha kiiresti, ja siis on one-way door otsused, mis on pöördumatud ja nõuavad aeglust, selgust ja põhjalikkust. Just see eristus maandab riski, et juht lahendab oma ärevust pöördumatu otsusega, mis tuleb hiljem kinni maksta kas siis kapitali, inimeste või veel hullem usalduse arvelt. Nüüd, et mõista, mida tähendab tõejulgus päriselt, mitte loosungina, tasub vaadata ühte ajaloolist hetke, mis oli reaalne ajalugu, millel võiks öelda, oli siis reaalne ajalugu muutuv hind. See on üks kujundlik lugu Gandhist, mille ma kuulsin oma õetütrelt või täditütrelt. Ja see on ühest Gandhi on üks maailma suurim rahumeelse vastupanu eestvedaja ja India iseseisvusliikumise juht. Nüüd lugu algab nii, et 100 000 inimesed olid kokku tulnud üle India, et osaleda hästi suurel demonstratsioonil. Ja rahva hulgad olid jätnud pooleli oma töö, rännanud kohale ülipikkade distantside tagant ja nad ootasid siis põnevusega demonstratsiooni algust. Kuid vahetult enne meeleavaldust teatas väidetavalt Gandhi ja kogu üritus jääb ära. Nüüd, sa võid kujutada ette, et need jahvunud rahvamassid vajasid selgitust. Gandhi vastus aga oli sügavalt tähenduslik. Gandhi ütles, minu esmaseks eesmärgiks ei ole olla järjepidev, vaid elada enda tõe järgi. Ja kui minu tõde muutub, võib kannatada minu järjepidevus. Mis tunde need Gandhi sõnad sinust tekitavad? Selle otsuse hind oli väga reaalne. Gandhi riskis rahva usalduse, kogu liikumise hoo ja tegelikult ju ka oma isikliku autoriteediga. Ja ometi näitas ajalugu, et just see sisemine järjepidevus tegi temast liidri, kelle sõnu kuulasid miljonid ka siis, kui tal polnud relvi ega võimu. See ei olnud erandlik julgus, vaid selge muster. Otsus jääda truuks tõele ka siis, kui surve nõuab järjepidevust. Ja just selles pingeväljas elame ka meie täna. Me elame ühiskonnas, mis väärtustab kõrgelt järjepidevat produktiivsust ja kokkuleppeid, kui te ei räägi peaaegu midagi inimese vajadusest olla kontaktis oma muutuva ja sisemiselt mittestabiilse tõega. Kui palju kordi ma olen ise oma elus kuulnud kedagi ütlemas mingit sõnu stiilis, et kuule, otsusta juba ära. Või keegi ütleb, kuule, kui sa oled midagi alustanud, siis tuleb see asi ka lõpuni teha. Või
kuule, kui oleme valinud koos olla, siis me ei saa teha lihtsalt otsust minna lahku. Või keegi on öelda, mulle ei meeldi eriala, mida ma õpin, kuid kuna ma ei ole loobuja, siis ma pean kooli lõpetama. Seda viimast ma olen kuulnud 10 kordi. Aga mis siis, kui vajadus olla järjepidev ja tõde lähevad omavahel päriselt vastu alla? Kui tihti hoiad sina näiteks kinni otsustest või ideedest, mis ei vasta enam sinu tõele, lihtsalt selleks, et ma ei tea, näida stabiilsena ja usaldusväärsena või ma ei tea, normaalsena. Gandhi õpetus tuletab mulle meelde, et tõeline julgus on oskus olla aus ennekõike iseendaga. Nüüd, enamik eksitusi ei sünni halbadest kavatsustest, vaid sellest, et me ajame tunde segamini tõega. Kui tunneme tugevat emotsionaalset laengut, siis on meie mõtlemine täpselt seda värvi, mis on meie taustal olevad tunded. Tõde aga ei ole tunne. Tunnete taustal asjad ja mõtted ainult tunduvad tõesed. Tugev emotsionaalne laeng on sageli hoopis indikatsioon, et riskihinnang on moonutatud. Aga kui palju oleme endale hirmununa kujutanud ette asju, mis mitte kunagi ei juhtunud? Või kui palju oleme näiteks armu eufoorias kujutanud ette tulevikustsenaariumeid, mis samuti kunagi ei täitunud? Tõde ei ole tunne. Ma mõtlesin, et ilma kõrgharituseta ei saa elus midagi saavutada. Täna tsiteeritakse minu raamatut enamikes Eesti kõrgkoolides. Ma olin kindel, et elan oma keskkooliaegse armastusega elu lõpuni koos. Täna oleme juba 20 aastat lahus. Ma kujutasin, et mu esimesed ärid teevad mind miljonäriks. Tegelikult tõid need hoopis võlad ja 2 pankrotti. Tunded, mis lõid minu pähe tõesena näivaid pilte, ei osutunud tõeks. Ka täna tunnen ma ikka aeg-ajalt väga tugevat sisemist veendumust, et ma pean kohe midagi otsustama. Ja iga kord, kui ma sellele tundele järele annan, selgub hiljem, et see ei olnud tõde, vaid surve, millega ma jälle enda sees toime ei tulnud. Ehk siis tõde, mis on emotsionaalne, on tegelikult tõde mängiv vale. Ja siis on kusagil tõde. Tõde, mis jääb alles, kui kõik ekstreemsused on läbi kogetud. See on hetk, kus inimest ei mõjuta enam hirm ega iha, soov midagi saada või hirm millestki ilma jääda. See on tõde, kus inimene teab, mida tuleb teha, kuid ta ei pruugi teada, mis täpselt saama hakkab. On vaid suund. Minu kogemuses on märk, et oled tõe juures. See, et otsus ei vähenda hirmu, aga ta algab rahust. See on astumine välja justkui kõikidest mõtetest, tunnetest ja lugudest ning ankurdumine millessegi, mis on enne muutuvaid mõtteid ja tundeid. See on tõde, mille autoriks on sisemine vaikus ja mille sponsoriks on rahu. Mitte vaikus kui apaatia või rahu kui tuimus, vaid vaikus, mis ei vaja midagi ja rahu, mis on täidetud elususega. See koht, kus kaob igasugune vajadus endale või teistele midagi tõestada. Siin ei ole loogikat. Loogika lisandub hiljem. Siin on lihtsalt ei või jaa. See on tõde, mis on tunnetest informeeritud, kuid mitte nende poolt moonutatud. Sellest kohast tulevad otsused, mis võivad olla ajutiselt valusad, sulle või ka teistele, kuid mida me tagantjärgi kunagi ei muudaks. Siin on selge teadmine, et lihtsalt teisiti ei saa. See ei olnud Gandhi puhul juhuslik seisund, vaid teadlik ja teadlikult treenitud võime. Ma olen uurinud, et Gandhi, et mitte kaotada kontakti oma sisemise tõega, praktiseeris tõega ühendumist vähemalt 6 erineval viisil, süsteemselt, igapäevaselt.
tal oli nii-öelda sisekaemus, milles ta väga vajas vaikust, et ta pühendas igal nädalal terve ühe päeva totaalsele vaikusele, mille jooksul ta ei rääkinud kellegagi, ei vastanud kirjadele ja ta kasutas seda aega rahu leidmiseks, et läbi selle sügavamalt mõista oma tõde. Päris võimas. Teiseks, Gandhi praktiseeris igapäevaseid palveid, mille eesmärk oli keskenduda oma sisemisele rahule ja tõele. Palve oli tema jaoks vahend emotsioonide rahustamiseks ja vaimse selguse saavutamiseks. Siis tal olid sellised praktikad, mida ma hääldan võib-olla valesti, nagu ahimsa ja satyagraha. Nüüd Gandhi filosoofia ahimsa, mis tähendab vägivallatust, ja satyagraha ehk tõeotsing olid tihedalt seotud tema sügava vaimse tööga. Gandhi püüdis alati leida tõde mitte ainult loogilise arutluse, vaid ka vaimse rahu ja intuitsiooni abil. Siis Gandhi luges regulaarselt sellist teost nagu Bhagavad Gita. Ta luges ka piiblit ja Koraani, ammutades neist iidsetest tekstidest tarkust ja juhiseid siis tõega ühendumiseks elus. Ja tal oli ka siis nii-öelda praktika, mida nimetas brahmacharya, ehk ta on siis sanskriti termin, mis tähendab laiemalt elu jumaliku tõe otsingust. Ja Gandhi jaoks tähendas see distsipliini, mille eesmärk oli kontrollida füüsilisi, emotsionaalseid ja mentaalseid impulsse, et suuta säilitada selget perspektiivi ja tõetunnetust. Vaata, kui palju kõik suundab ühte kohta. Rahu. Ja siis oli tal veel ühendus loodusega. Iga päev pühendas Gandhi aega jalutuskäikudele, et taastada taaskord tasakaal ja vaimne selgus. Jalutuskäigud ei olnud ainult nagu füüsiline tegevus, need olid ka tema jaoks võimalus mõtiskleda ja olla kontaktis oma sügavama tõega. Veel kord, Gandhi lause: minu esmaseks eesmärgiks ei ole olla järjepidev, vaid elada enda tõe järelegi. Ja kui minu tõde muutub, siis võib kannatada ka minu järjepidevus. Kuid mitte järjepidevus oma tõe järgi elamises. Selles oli Gandhi minu meelest alati järjepidev ja sa said just aru, et ta tegi selle nimel tohutult tööd. Kui ta oleks teinud otsuse muuta kokkulepitud meeleavalduse kulgu läbi emotsioonidega samastumise, olgu nendeks siis, ma ei tea, hirm, ärevus, auahnus või midagi muud, siis ei oleks ta liider, kelles eeskujust juhinduda. Vastupidi, ta oleks hoopis hoiatus, keda vältida. Nüüd sina ja mina, nagu ma ütlesin, oleme samuti liidrid, keda teised usaldavad, kuid kes aeg-ajalt kahtlevad iseendas. Jah, tehtud sügavast tõest võib muutuda hetkega eiks. Mitte sellepärast, et sina või mina või inimene ei saaks oma tõde usaldada, vaid sellepärast, et keskkond, inimesed, sündmused ja kõik meie ümber võib hetkega muutuda. Muutustega, mis ei ole kooskõlas meie senise plaaniga, kaasneb enamasti sisemine vastupanu. Ja vastupanu on aga negatiivne emotsioon, mis taaskord moonutab võimet ära tunda tõde. Enamasti kogen mina, kui ma mõtlen endale, muutuste tekkimisele lisaks vastupanule ka paljusid teisi negatiivseid emotsioone. Olgu selleks siis hirm või mure või häbi või viha või ärevus või jõuetus või pessimism või trots või süüdistamine või isegi ohvriks olemine väga tihti. Ja nendel hetkedel tõe kompassi seejärel alati kõikuma või ununeb selle nagu tähtsus üldse. Mis kuradi tõde? Kus on minu õigus? Ja müra on korraga liiga palju ja vaikust liiga vähe, et kuulda ja aru saada. Selle asemel, et mõistan ma regulaarselt hukka ja selle asemel, et avarduda, tõmbun kaitsesse. Nüüd, et sellist lõksu vältida, nii palju kui võimalik, ma olen ise seadnud eesmärgiks treenida end üha kiiremini märkama, mis juhtub muutuste tulemusena minu sisemaailmas. Et osata navigeerida läbi müra siin sees ja seal tagasi vaikusesse. Nüüd, mul ei ole samad praktikad, mis Gandhil, aga siin tuleb selgelt mängu erinevate enesejuhtimise praktikate vajadus. Nüüd, ma ei kutsu siinkohas sind ega kedagi oma tunnetusse sukelduma. Ma annan sulle lihtsalt tööriistad, mis aitavad juhil
ja meeskondadel või kellel iganes eristada signaali mürast ja teha selle elu sees paremaid otsuseid. See, mida ma nüüd räägin, ei ole eneseabi ega teraapia jutt, see on otsuste tegemise, kvaliteedi kontroll, mille eesmärk on vähendada pingest sündivaid vigu. Nüüd, kui ma peaksin soovitama elus ainult ühte praktikat, millest alustada, oleks see järgmine. See on Julia Cameroni raamatus The Artist's Way kirjeldatud tehnika nimega Morning Pages. See on lihtne, kuid võimas viis, mis aitab korrastada mõtteid ja luua su peas selgust. Nüüd, praktika seisneb 3 käsitsi kirjutatud leheküljes, kuhu paned kirja absoluutselt kõik, mis pähe tuleb, ehk siis 1,5 A4. Ja see kirjutad ilma täielikult tsensuuri ja analüüsita. Nüüd, selle meetodi autor Julia Cameron rõhutab ja miljonid inimesed maailmas lisaks minule kinnitavad, et see sobib kõigile. Eriti neile, kelle otsused mõjutavad teisi inimesi, ressursse ja suundi. Ma olen seda kasutanud reaalselt üle 20 aasta ja see on mind alati toetanud. Seega vaata Morning Pages. Nüüd eriti on see kasulik olnud minu jaoks hetkedel, kus ma ei tea kindlalt, mida teha, valida või öelda. Olukordades, kus ma pole kunagi varem olnud, aga kaalul on palju. Vahet ei ole, kas on suhe, äri, kliendid, tervis, raha, elu. Ja see praktika aitab mul ikka ja jälle astuda välja mürast või mustritest, kus segaduse ajal tekib kiusatus kiirustada, tempot tõsta ja valida nende asemel hoopis nagu rahulik aeglustumine. Et tuleks tagasi suur pilt. Ehk mitte teha 10 tegu, vaid 1 ja parim. Nüüd minu kogemuses peatumine keset segadust on paljude inimeste jaoks enamasti raske, sest soov mure kaelas saada on lihtsalt liialt suur. Hirm ütleb, et ajal, kui me midagi ei tee, muutub elu vastasleer, mis iganes ma selleks olen teinud tugevamaks. Eduvõimalused kaovad ja me jääme kõigest ilma ja magame oma šansid maha. Ei saa aeglustada. Seetõttu noor samurai tegutseb, sest ta ei tule toime enda sisse koguneva teadmatuse poolt põhjustatud pingega. Ta valib pinge neutraliseerida läbi tegude, mis võivad talle tuua kuulsust, kuid millele võib järgneda ka impeeriumi lagunemine. Kogenud samurai praktiseerib teadlikku ootamist, kuni emotsionaalne pinge tema sees neutraliseerub ja siis ta tegutseb informeerituna sügavama rahuga segunenud tõetunnetusest. Nüüd juhtimises ja elus laiemalt tähendab see sageli, et targem otsus ei sünni kiirustades, vaid pärast seda, kui oleme lubanud pingel vaibuda ja pildil selgineda. Kuidas see käib? Zazen on praktika, mille eesmärk on saavutada sügavam ühendus reaalsusega. Zazen aitab viia lähemale reaalsuse aktsepteerimisele ja on olnud juba üle 10 aasta minu igapäevane praktika. Tegelikult juba 12 aastat. Ja ma soovitan seda väga. Ja siin on Zazeniga alustamise juhend for beginners. Esiteks istu või heida pikali, võid kasutada ka taimerit, näiteks esialgu 20 minutit. Sulge silmad ja too fookus kehatunnetusele ja hingamisele. Nüüd hoides fookust hingamisel, vaatle ja koge kõiki oma ebameeldivaid emotsioone ja ka meeldivaid täie teadlikkuse ja uudishimuga. Nüüd oma emotsioone tunned sa alati, kui kehasse takerdunud pingeid, laenguid, temperatuuri muutuseid, valu, avardumist või kokkutõmbumist. Ja jälgi, mis iganes see on, jälgi seda kõike uudishimuga stiilis. Oi kui huvitav, mis tunne on praegu kogeda kurbust, hirmu või midagi muud. Koge tundeid nagu degusteeriksid sööke või jooke. Uuri neid nagu teadlane. Iga kord, kui avastad, et oled mõtetega samastunud ja saad naerata, hinga ja too fookus taas emotsioonidele ja või siis emotsioonide vaatleja positsioonile. Nii sa õpid, et mõtted, mida mõtled, on otsene peegeldus emotsioonidest, mida sa taustal tunned. Kui sa tunned kärsitust, mis väljendub kui kehas olev pinge või ning pähe tekivad mõtted,
et see, mida teed, on aja raiskamine ja sa peaksid juba püsti tõusma ja tegema midagi, mis su olukorda päriselt lahendaks, siis teadvusta, et kärsitus on samamoodi emotsioon, mida vaadelda. Käitu sellega nii nagu kõikide teiste tunnetega. Taaskord hinga, too fookus mõtetelt kärsituse tundega kokku käivatele aistingutele kehas. Nüüd jätka protsessi kõikide emotsioonidega ja mõtetega, mis sinus üles kerkivad. Ja iga kord, kui kaod mõtetesse ära, too taas fookus paarile sügavale hingetõmbele ja sealt edasi keha aistingutele, mille kaudu oma emotsioone teadvustad ja koged. Nüüd, kui sa tunned vastupanu kogu protsessi osas, siis taaskord tea, et vastupanu on samuti emotsioon, mida kogeda. Vastupanu on nagu iga teinegi emotsioon, mis tekitab su pähe juttu, et see, mida sa teed, ei tööta või on mõttetu ja nõme. Kui avastad nendelt mõtetelt, siis kehtib täpselt see, mis varem. Hinga, et katkestada mõte ja too fookus vastupanu tundega kokku käivatele aistingutele kehas, kuni need asenduvad mõne muu tundega. Ja siis korda seda protsessi, kuni pinged hakkavad lahustuma ja sinu sees suureneb rahu. Sel hetkel saad eduelamuse, sest avastad, et kehas olevate pingete lahustumisega muutuvad selgemaks ka sinu mõtted. Ja kui siis hirm, segadus ja kahtlus tagasi tulevad, siis tea, et järelikult jäi midagi veel läbi tundmata ning sinu praeguse olukorra taustal esile kerkivad tunded ei ole seotud ainult käesoleva hetkega, vaid on ka minevikus sarnaste olukordade taustal kogemata jäänud tunnete aktiveerumine kehas. Kokkuvõttes ei ole vahet, kas negatiivsed emotsioonid on seotud olukorraga praegu või pärinevad olukordadest minevikus, kuna tunded on siin ja tunded on selleks, et neid tunda, mitte et nendest mõelda, siis emotsiooni läbi kogedes tekitada endasse rohkem ruumi, avarust ja puhtust. Nõnda liikudes saab tõde, mis sind elus aitab tõusta pinnale lähemale. Samurai kultuuris omandas Zazen erilist tähendust, aidates samurail arendada rahulikku ja keskendunud meelt ka kõige pingelisemates olukordades. Mida varem õpib inimene selgeks peatumise, aeglustumise ja mitte midagi koheselt tegemise kunsti, seda kiiremini ta elus liigub ja kaugemale jõuab. Ma olen sellest täiesti kindel. Esiteks, me kulutame vähem energiat ja loome endale tulevikku vähem takistusi, mille lahendamine nõuab omakorda aega. Ehk see on 3-kordne võit. Seega, kui see mõttekäik sind puudutas, siis tõenäoliselt seisad ka sina mõne olulise valiku lävel. Ja võib-olla ei ole sul vaja rohkem infot, vaid rohkem vaikust, et kuulda oma tõde. Ja see on ühtepidi töö, mida ma mentori ja koolitajana inimestele, juhtide ja meeskondadele igapäevaselt õpetan ja jagan ja praktiseerin. Ja minu fookus on vahet pole, mis kontekstis aidata leida inimeselt selgust. Sest et tõe järgi tegutseda, nagu Gandhi seda oluliseks pidas, on vaja tõde tunda. Kui inimene õpib aktsepteerima oma keerukusi, oma valu ja oma vastumeelsust, jõuab ta tõeni ja saab vabaks kompulsiivsest vajadusest valu vältimise nimel tegutseda. Nõnda saab olla kindel, et tegutsemine toob ellu juurde harmooniat, sest see kasvab välja harmooniast. Ma mõtlen seda nii, et määrdunud esiklaasiga saab ju autoga sõita, isegi väga kiiresti, kuid puhta klaasiga on vaade oluliselt selgem, teekond ilusam ja sihtpunkti tervena kohale jõudmise tõenäosus oluliselt kindlam. Aitäh, et sa kuulasid mind, aitäh, et sa mõtlesid kaasa, aitäh, et sa vaatad oma elu laiemast perspektiivist
ja otsid samamoodi isiksuse arengu tööriistu, millega teha paremaid otsuseid, juhtida äri kindlamalt, olla parem meeskonnakaaslane, parem isa, elukaaslane. Mul on YouTube'is, Spotify's, kodulehel, erinevates sotsiaalmeediakanalites, erinevad sisumõtteid. Vaata, kui miski kõnetab, jaga edasi ja see on äge teekond, eks? See inimeseks olemine, see küpsemise protsess, et jõuda järjest suurema arusaamani iseendas, et millal sa oled autentne ja millal sa ainult arvad, et sa oled autentne ja mis on siis see tõde, mille kohta saaks öelda, et see on see nagu kõrgem tee ja mitte lihtsalt ainult minu ego püüe midagi vältida hirmust või midagi endale juurde rahmata ahnusest, vaid kuidas elada usalduses ja samal ajal mitte muutuda hipiks, kes kaotab kontrolli, vaid kuidas kontrollida täpselt nii palju, kui on vaja, aga mitte üle mikromanageerida ja kuidas hoida uudishimu siis, kui on segadus. Väga põnev minu jaoks. Aitäh sulle ja kohtume varsti.